Aitäh! Suur tänu! Kas saaks võib-olla natuke valgust tagasi panna? Ja Oksana Tralla, kui sobib. Tere! Ma ei mäleta, kuidas siin käis, kas teema pidi ka ütlema või kõik juba teavad. Siis on võimalus võib-olla arvata, et mul ei ole ühtegi nimekirja, ühtegi nime, aga vastutus ka on. Et ma loen ette oma mõtiskluse, mul ei ole ühtegi statementit ka, et kõik on tegelikult puhtad X-id ja üks mõtisklus. Et te võite tegelikult mulle soovi korral ka vastata, kas isiklikult või kuidagi teistmoodi, et kellel miski kripeldama jääb või kuidagi tekib, et on mingi diskussiooni koht, et väga teretulnud on need. Et ma räägin ühest haridusasutusest, mille liikmeks ma olen nüüd alates septembrist ja alates septembrist olen lektorina ja alates märtsist olen ka kuraatorina nimekirjades. Ja räägin ma kõike nagu pigem läbi oma prisma, ehk siis see jutt ja need küsimused on väga isiklikud. Et esimene küsimus on see, kuidas mina uue kuraatorina tajun meid, ehk siis meeskonnaga seonduvad küsimused ja mõtisklused, et kui palju meie maailmad, väärtused, eesmärgid tegelikult ka haakuvad. Teine küsimus, et kuidas teie tajute meid, ehk kuidas me paistame kõrvalt, mis signaale saadame ja millised muutused ja ootused on meile suunatud, millised muutused on märgatavad. Kolmas on, kuidas tudengid kui potentsiaalsed siis koreograafid, tantsukunstnikud, tantsuõpetajad või siis isegi etenduskunstnikud tajuvad meid, teid ja iseennast. Ehk tuleviku väljavaated, et kuhu edasi. See viimane küsimus mõjutab ka seda algust, et kes siis need inimesed on, kes meile satuvad ja kes edasi suunduvad. Kontekst mõjutab identiteeti ja loob uusi kontekste, et siia sobiks külli tsitaat, et uued seosed loovad uusi lugusid. Neljas küsimus, kuidas, see on mu lemmik küsimus, et kuidas me erineme Viljandist. Ja ma arvan, et sellele vastuse saab võib-olla näha, kuulda või kogeda mõnes teises vormis kui siin ja praegu. Et sellest küsimusest võiks rääkida väga palju, et mida siis meie peaksime tegema, mida teie ei tee või vastupidi, et kui meie oleme need nii-öelda liikumispõhised, kes siis teie olete ja kas meie siis midagi muud ei tee, et see on nagu see põhiline küsimus, millega ma olen sellel aastal tegelenud ja mis jõuab aina uuele ringile tegelikult, et mis need õpiväljundid ja eesmärgid peaksid olema ja milline see nominaalplaan peaks välja nägema. Ja kas tegelikult ka on mingi erinevus. Ja siis viimane küsimus on koondküsimus kõikidest küsimustest, ehk siis kuidas pääseda infantiilsusest. Ja sellele küsimusele me proovime ka Kaiga vastata millalgi võib-olla järgmise aasta märtsikuus mõnel laval. Ja siis siia küsimuse alla kõlavad sellised mõisted nagu koreograaf, tantsukunstnik, tantsuõpetaja, etenduskunstnik. Ja siis võib-olla mõningad, kui see ei kõlise veel, et mõningad nagu tsitaadid tänasest päevast, mis kuidagi resoneerisid kõikide nende küsimustega ja minu nagu hetke olukorraga. Et ma ei tea, kuidas see õige viitamine käib, et kas peab autorid ka ütlema, et ma olen natuke võib-olla mitte nii täpselt dokumenteerinud neid.
aga ma ei ütle siis, et siis ise arvate. Et selline tsitaat nagu kategoriseerimine, ole ettevaatlik. Mida me teeme, mida meie ei tee. Uued seosed loovad uusi lugusid, liikumispõhisus ja sotsiaalsus, kus on piirid. Tsentraalperspektiiv, kuidas seda muuta, soovitatud kirjandus. Tants on suurem kui elu, kas on? Algorütmiline keha, kas vastujõud on tõhusam kui jõuga kaasaminek? Kategoriseerimine, ole ettevaatlik. See kordub, sest see on tähtis. Kas koreograaf ei ole tantsukunstnik? Kas tantsukunstnik pole etenduskunstnik? Milles seisneb meie virtuoossus? Ja, sellega ma vist lõpetan. Nii et kui keegi tahab midagi selgitada, tuua selgust minu nendesse küsimustesse ja minu ellu ja kõikide ellu, kes on nende küsimustega seotud, meie, teie, nemad, et siis olete kõik väga teretulnud. Kirjutage, helistage, rääkige, et ma olen nii paljudega teist juba suhelnud, aga mitte kõigiga. Aitäh!